Aitäh! Märt Sults, palun! Aitäh! Riik kui tellija on loogiline, et ta teostab väga korrektse ja põhjaliku järelevalve ja koostab hästi põhjalikud ja täpsed lähteülesanded, mida on väga hea protsessi käigus jälgida, kas kõik need markerid, mis on maha mantud, et kõik on täidetud. Ja nüüd ma küsin, et kas riik on kindel, et ette nähtud kuupäeval on need mõlemad 4 parvlaeva sõidukorras ja töökorras ja töötavad ja kui ei tööta, kes kannab kahjud ja kes maksab trahvid? Selles suhtes igas lepingus peavad olema ka sanktsioonid, kui leping mingil määral või mingi nurga alt täitmata on. Et kas riik peab maksma või siis ehitaja, näiteks kui ta kasutab laeva korpuse ehitamisel teist metalli. Te enne väitsite eelnevalt kunagi, et laeva hinnad on sellepärast erinevad, et ühte laeva ehitatakse ühte tüüpi metallist ja teist laeva teist tüüpi metallist ja sinna tuli 17 miljonit eurot vahele. Et tähendab, et kes maksab kahjud, kui kuskil pannakse ämbrisse? Ehk tähendab, nagu kolleeg Peeter küsis, kes maksab nutsu? Jah, seda küsige nüüd, kes selle nutsu maksab, küsige kolleeg Peetri käest. Aga mis puudutab metalli, siis selle kohta oli kirjeldus tegelikult tütarfirma poolt, kes kirjeldas võimalike hindade erinevusi 2 tehase vahel. Et kuna regulatsioonid, materjalid, tööjõuhinnad võivad olla mõningal määral erinevad, siis tegelikult ka sellest hinna erinevus. Miks ei võetud kõiki 4 laeva samast tehasest, ka siis seda on Riigikogule tegelikult ju selgitatud, sest üks tehas ei suutnud 4 toota. Ja ma arvan, et see on teile ka mõistetav, et kui ei ole võimalik 4 ühest kohast saada, siis võetakse kohe järgmisest pakkumisest 2, kui on vaja 4. Midagi teha ei ole. Et see on reaalne olukord. Tänane seis, tänane info on, et mõlemas tehas suurusjärgus 10 päeva on graafikust ees. Nii et praegusel hetkel on alus oletada, et kõik jõuab õigeks ajaks valmis. Ma väga loodan, et kõik see nii läheb. Minu meelest teist võimalust ju ei ole. On ka varuplaane, aga siiski eelistaks põhiplaane. Aitäh!